ma olen siin tegelikult istunud Fennikfiti sportrinnahoidjaga, et kui sul on soovi, siis ma tõesti soovitan seda rinnahoidjat, et ma olin just siin ühe teise rinnahoidjaga, sportrinnahoidjaga, mis ei ole Fennikfiti oma ja ma ostsin selle enne, kui Fennikfit oli asustatud üldse, ehk siis rohkem kui 5 aastat tagasi. Ma kandsin seda, mul oli see seljas ja ma ütlen ausalt, ma viskan selle peale seda videot ära, kuna see oli nii valus mulle, mul õlapaelad hakkasid valutama ja siit pigistas igalt poolt. Ja siis ma leidsin Fennikfiti sportrinnahoidjasid ja panin seda selga ja voila! No nii pehme, nii kehasse sulandub ja nii ilusa lõikega, et ma pole seda palju proovinud, kusjuures seda rinnahoidjat, aga see mugavus, mis see praegu annab mulle. Meeletult ilus, siin ees on isegi lips, kui sa soovid ja kui sa ei soovi, siis sa peidad selle lipsu lihtsalt ära. Võt, selline. Nüüd on jõuluperiood ja ma olen tegelikult Eestis üldse. Ärge vaadake sinna taha väga palju, aga ühesõnaga, ma mõtlesin update'ida teilt natukene teatud elumuutuste kohta, kuna nagunii, kui sa jälgid mind sotsiaalmeedias, kui sa ei jälgi, siis tee seda, aga nagunii, kui sa jälgid seal, siis hakkad panema teatud asju tähele võib-olla. Ma mõtlesin natukene kajastada neid muutuseid siin teile, kuna ma jagan enda elu ikkagi päris avalikult ja päris palju recordin nagu niimoodi, et mis toimub minu elus, kuna need muutused on tegelikult minule väga tähtsad. Ehk siis kell 3 asja, mille uksed ma sulgen sel aastal ehk 2022. aastal ja jätan selja taha kahjuks. Ma ei uskunud ausalt öeldes, ma olen siin täna selles momendis, kus ma teen seda. Aasta ei alanud selle mõttega, yeah, I'm going to do that. Pigem aasta algas sellega, et ükski nendest ustest ei sulge. Aga life happens, life changes, whatsoever, here I am. Ühest asjast ma olen tegelikult juba avalikult rääkinud. Mida te teate, siis on see Fennikfiti teema, et Fennikfitis on laudühendusmüük juba maikuust alates ja selle sihiga, et ma saaksin edasi liikuda ja hetkel panna kõik asjad pausile Fennikfitiga seoses. See ei tähenda seda, et ma kunagi ei aktiveeri ja ei tee midagi muud sellega Fennikfitiga seotud, aga kahjuks ma hetkel sellega edasi liigu, kuna ma lihtsalt panen enda fookuse kuhugi mujale ja that's totally fine. Edasi liikudes siis ma olen ka siin kandi sotsiaalmeedias igal pool kajastanud, et ma astusin 2 uute firmasse. Üks nendest oli Mapu ja teine oli Aiso. Kahjuks ma otsustasin samuti sulgeda uksed Aisoga. Põhjuseks on mitmeid, aga põhipõhjus oli see, et mind on ainult üks ja ma lihtsalt ei saanud hakkama sellega, et mul on 2 kaasasustajat, kes ootavad minust midagi. Et kõigepealt see ja teiseks mõlemad firmad vajasid ikkagi minult natuke rohkem energiat ja mul on tegelikult viimased 6 kuud olnud 3 firmat, mida ma pidin nagu nii-öelda endiselt jooksutama nii-öelda Mapu, Aiso ja Fennikfit. Nüüd kaovad 2 ära. Ma pean tõdema, et 1 tuleb asemele nendele, aga see ei ole absoluutselt, kuidas ma ütlen, sellises viisis nagu teised firmad olid, mis ma võtsin selja taha, kuna see on pigem minu ajale vastavalt, minu otsustele vastavalt, aga sellest ma räägin natukene tulevikus. Aga ühesõnaga praegu siis lähebki minu energia ainult Mapule ja siis mõnele pisikesele prottile siin seal. That's it, viimane ja kõige parem uudis on see, et ma kolin enda korterist välja. Ja ma kolin enda kaaslasega kokku ja ma ei uskunud, et see juhtub, aga ma olen tema juures elanud augustikuust alates juba, ehk siis augusti algusest alates olen ma tegelikult tema juures elanud. Ma läksin sinna ja kuidagi ma jäin sinna ja järsku olid mu kodinad seal ja things happen. Kuna ma ei tunne enda isiklikus kodus enam, et ma olen kui kodus, siis me tegime mingi ühisotsuse, et lihtsalt kolin sealt välja, kolin tema juurde ja me võtame Leap of Faith. Ma olen väga põnevilt selle pärast. Kolimisvideo tuleb eraldi muidugi, et see on omamoodi seiklus juba. Igatahes, need on need 3 ust, mida ma sulgen sellel aastal ja lähen uude aasta uue energiaga ja uute unistustega ja uue sihiga ja uue keskkonnaga. Nii et check out
mu Instagram, kuna ma hakkan seal kõike jagama, loomulikult. Aga nüüd ma lähen jõusaali ja seekord enda emaga, enda täditütrega, kes on siis personaalne treener Õismäel, kes ei tea, Indrotis, meeletult soovitan. Ja ise lähen ka trenni, sellepärast mul ongi trenniriided seljas. Et let's do it, ma võtan teid kaasa sinna. Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded with someone I'm not really into. Do you need a fix? Netflix session here. Netflix session and manifest it is. Okay, are you ready? Yeah. 1, 2, 3. Their eyes. Okay, Okay. mute myself then. Okay, let's mute. Now I need to test the serum. Ilusaid jõule! Me liigume hetkel perega nüüd Tallinna poole. Minu tädipere elab siis Tallinnas. Me elame Rakveres ja seekord siis jõulud veedame seal. Blue dude, bad mood, sort of witty and jaded, but let's not talk about you. Your coyote song on a rerun. Are you happy? All around me, children playing, having fun. It's the season, love and understanding. Merry Christmas, everyone. Time to rock the night away. Jingle bell time, it's a swell time to go climbing a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Kikkide avamine nüüd on ja see on täiesti määrdes, kuna nüüd on 15 inimest siin täna ja 3 rahvusvahelist. Ma tulin korraks siia teise tuppa ja öeldagi, et meid on 15 inimest hetkel ja nendest 3 on rahvusvahelised, kuna minu täditütar kaaslane on prantslane nii-öelda ja tema vanemad on ka siin, ehk siis me kahekesi elame tegelikult välismaal ja meil mõlemal on välismaalasest kaaslane nii-öelda. Et meil on väga suur määrdes siin ja kinkide avamine ja vau ja kõik emotsioonid, nii et see on hetkel. Ja 3. korda aita pakke leida. Mine vii Otile jah see pakk ära. Nii, ma avan nüüd Hendriku kinki. Kuule, mul on juba vahepeal nii palju juurde. Üks on mul veel. Kõrvarõngad. Üks on mul veel. Vaata, mis ma sain. Võta siit lahti see kink. Ma ei loe luuletust. Augud on või? Jaa, mul on augud alles veel. Ta vaatas, mul kõrvarõngaid pole. Paneme neid kõrva. Ma loodan, mu kõrvarõngad augud veel alles on. Ma pole olnud. Vaata, kus mul augud on. Läksid läbi.